tere kõigile ja tema on siis Kätlin. Tere! Nii, ja selgituseks. Kätlin on mu sõbra, venna, naine ja väga osav igasuguste koduste snäkkide ja võileivatortide valmistamisel. Ja mina olen tükk aega juba Kätlini toiduoskustel silma peal hoidnud, isegi Facebookis laikinud, sellepärast et tõesti need vaagnad ja tordid ja kõik muud toidud, mis sa teed, siis need on lihtsalt imeilusad. Toiduga ma olen nagu tegelenudki sellise kokkamisega juba 10 aastat kuskil töö kõrvalt. Hakkasin lihtsalt, lapsepõlvest saadik on tegelikult neid süüa teha. Okay. Aga selline tõsisem huvi ja saakt hakkas katsetada tuli 10 aastat tagasi. Ma kõigi oma püsitöökohtade pealt seda nagu kõrvalt teinud, niisuguse mõnusa ergutusena. Sinu teema on see pigem, et sa väga nagu selles mõttes nullist nagu nii-öelda sa ei küpseta, ei keeda, ei maitsesta ja nagu väga nullist sa ei tee. Sinu teema on pigem see, et sa võtad nagu valmis asjad, vähemalt nii palju, kui ma olen näinud, et sa võtad valmis asjad, mida võib nagu pakissid, kõiki neid asju võib juba põhimõtteliselt süüa peale muna siis, aga sa paned need siis omavahel niimoodi kokku, et isegi väga nagu küpsetama ei pea, et kõik on tegelikult lihtne, lihtsalt see on nagu teadmise küsimus on ju. Aga räägi siis meile, mis me täna täpsemalt tegema hakkame? Täna teeme sellise hea suitsupõhe võileivatordi. On meil röst ja pikk, mis siis läheb läbi 3 kihi, ehitame selle tordi ülesse, koorikud lõikame ära, siis on lihtsam mäluda. ja segu tulebki siis suitsulehest, värskest kurgist, sibulast, tillist, hapukoor, majonees juurde, keedame munad ka veel ära ja siis sigu tuleb selline mõnus kreemi ees, täidame nendega kihid ära. Peab väga täpselt see, et kuidas keegi tahab, et mina olen arvatud sellega, et mulle meeldib, kui ma täidan kogu selle sisuga selle pealisega ära, et see teeb nagu sellise tordi veel niisuguseks mõnusamaks. Peale pärast on ikkagi väikse niisuguse, täna natukene niisugusena tagasihoidlikuma garneeringu tomatitest ja siis ka väikestest nendest kalaviildudest. Ma räägin kiirelt veel ühe asja ka ära, 2 asja tegelikult. Minul endal on ka võileivatortidega tegelikult üks väikene ajalugu ja siinkohal ma tahan inimestele öelda, et ausalt, ma tegin võileivatorte väga noorena ühes ettevõttes ja mul ei tulnud see välja ja sellepärast ongi mul ekspert siin abis. Ja teine asi on see, et mul tuleb 6 Kätlini võileivatorti toitumiskavasse, mida kõik siis saavad süüa vastavalt oma kaloraažile, õige koguse ja maitsed on siis sinu poolt, kogused on siis minu poolt. Nii et hakkame tegema. Ja. Kätlin, sina oled siin, et mind siis juhendada. Ja. Mis ma kõigepealt teen? Kõigepealt eemaldame koorikud. Ja me teeme seda sellepärast, et imbuks paremini läbi see tort, pluss see, et ongi, et endal on lihtsam süüa ka, et need ääred ikkagi lõppkokkuvõttes ei ole nii pehmed nagu sisu. Aga räägi mulle sellist asja, mida me teeme nendega, neid ei saa ju ära visata. Mina hoian neid alles ja annan vahepeal emale, sest emale meeldib isale saiavormi teha. Okay. Mul isa selline vanakooli mees, talle meeldib saiavorme. Ja kui ma leivaga teen, siis kuna meil on väike 40 kutsikas kodus, siis tema kuivatan selle need leiva. Kutsikas või midagi uut? Miks mulle sellest räägitud? See on nii uus. Selge. Mis tõug on? Saksa lambakoja. Nice. Aga mis mina nendega teeksin? Ma ei tea, võib-olla see pole hea idee, aga ma teeks need kergelt oliivõliga kokku, maitsestaks ära, viskaks ahju, laseks krõbedaks ja siis on, sellised pulgakesed Caesari salati peale näiteks saab neid hästi panna. Mis ma järgmiseks teen? Järgmiseks lõikame kurgi. Kurgi. Kas ma võtan kurgil sisu välja ka või? Ei, mina olen sisse jätnud, sest ma teeks ühe kurgi lõikaks nagu praegu hakiks ära peegistaks kuubikuteks. Teise kurgiga me vaatame, äkki teeme natuke. Kuubikud või on sellel mingid muud varianti? Või mida väiksemad tükid, seda parem on, siis ta on nagu konsistentsilt ja... Super, nüüd sa saad hinnata mu hakkimisskilli ja ma panen selle siia kausse. Tahad sa äkki ise teise hakkida, sellepärast, et ma saan sulle võib-olla paari nippi anda, kui sa... Peale sinu head hakkimist kohe rambi valguses. Ma teen väikse töö sulle ära, on ju? See ei ole midagi keerulist, sellega saab igaüks hakkama. Nii, siis niimoodi lõikame läbi hakkimise ABC. A on siis see, et küüned enda poole, ütleme siis niimoodi, pigem nii.
Siis teine asi on see, et noa otsi tuleb mitte kunagi lahti ja liigutus on selline, et sa teed siin näiteks selle nukiga, teed ringi liigutust ja olenevalt siis noast, terve see nuga, sa valid nagu kus kohast ka, siin sa ei taha niimoodi hakkida, sellepärast et see on lihtsalt, sa pead nii kõrgele seda tõstma. Sa valid noal sellise optimaalselt, tavaliselt jääb see keskele ja siis teed lihtsalt siit sellist liigutust, küüned enda poole on ju, ja kui see on nagu selline, nagu see kurk, midagi sellist hakid, siis hoiad seda kurki tegelikult siit alt ka paigal, et mitte lihtsalt siin peal jällegi võib liikuma hakata, on ju. Mul on siis väike sõrm ja pöial hoiab seda kurki külje pealt ka paigal ja siis need 3 sõrme stabiliseerivad siit pealt ja siis teen seda liigutust lihtsalt. Nii, küüned ja nii, nüüd natukene noa asend, vaata, proovi niimoodi. Võta, ei, ma käe asend, kuidas sa kinni hoiad. Proovi niimoodi, sa hoid nagu vabalt. Sul on praegu nagu niimoodi, jube raske on niimoodi teha, on ju. Hästi vabalt, sul ei ole üldse jõudu vaja, see nuga on nii terav, on ju. Nii et hästi vabalt hoiad nuga. Ja nüüd, mida sa teed üles alla, aga proovi seda ringi liigutust teha, et noa ots käib niimoodi, super, küüned enda poole, pöial ja see lähevad sinna ja et iga toiduaine puhul on tegelikult eraldi tehnika natukene, et kas sa pead neid pöidlad, sul on mõnda asja, näiteks lihatükki suurt on ju, ei pea niimoodi, küüned, ma tuletan meelde sulle, sa ei taha endale kiirmaniküüri siin teha, on ju. Super, lihtne. Nii et siis sinna sisse ja nii, ja tilliga ka samamoodi tegelikult, ma olen näinud, kuidas seda tehakse. Et igasuguste maitsetaimedega need tuleb hästi tugevalt kokku suruda, on ju, ja siis hoida neid koos. See on hästi tähtis. Et kui sina seda tead, siis on super, aga ma ütlen see, mida ma näinud olen. See on niimoodi, et võetakse üks tillioks ja teine tillioks. Ja siis, kui ma ütlen, kirjutan mõnikord kuskil retseptis valmistamisõpetuseks 15 minutit, siis inimene ütleb, see ei ole võimalik. Ja siis, kui ma olen näinud, kuidas ta teeb, on ju, et kui sa nagu iga tilli seda väikest asja eraldi hakid, on ju, ja siis sa hakidki seda tilli juba pool tundina. Nii, roheline sibul, jälle sama lugu. Ja teie ka, kui teil on hakkimisega raskusi, kutsuge mind. Hakkima hea. Ei, tegelikult ma tahtsin öelda seda, et kui teil on hakkimisega raskusi, siis tehke endale selgeks, vaadake siit videost mitu korda uuesti, kuidas see hakkimine tegelikult lihtne on ju. Ja siis te saate ise kiiresti hakkama sellega. Hakkimine tegelikult kohe, kui see tehnika on käpas, see on imelihtne. Nii, väga hea. Nii, võt selle puhul ma tahan näidata ühte asja. Ma loodan, et see õnnestub. Et vaata, lõhega on selline lugu, et inimesed, ma olen näinud, kuidas võetakse ära niipidi, võetakse nahka, niipidi ja see töötab, kui sa seda väga hästi oskad, aga ma näitan natukene lollikindlama variandi, näed, mida me siin teeme on see, et ma teen selle lõhe sisse väikese augu, on ju, nuga pole üldse vaja ja siis siit lihtsalt sõrmega surun vastu seda nahka, nii, ja ma ei raiska siin sõna otseses mõttes mitte mingit arvestatavat kogust kui üldse selles mõttes. Tavaliselt see lõhe, kui see on ikkagi hästi küpsetatud, kuumutatud, suitsutatud, mida iganes, siis saab siit kõik kätte, näed, ja ainult nahk ja polnud nuga vaja. Kui ma siin oleks lõikama hakanud, ma tunnistan ausalt, noaga ma nii osav ei olegi. Ja nüüd ütle mulle siis, kui väiksed. Kuubikud, et tegelikult õnneks ta on nii ära juba nagu küpsetatud, et lõhe on ju kalanea, ta kudenes juba kirgelt. Nii. Ja siis siit tegelikult samamoodi, on ju. Lõhega, vaat siin peab nagu ettevaatlik olema selles mõttes, et ma tahan ikkagi kõik need tükid, et siin ma kasutan natukene rohkem jõudu, et võib muidugi minna nagu teisele raundile ka, et kui need on läbi siin hakitud, aga tegelikult piisab täiesti sellest, kui kasutada natukene rohkem jõudu, siis on üks lõige ja munade puhul on ka üks väga eriline nipp, kuidas hakkida lihtsalt kiiresti, anna minna nagu, sest muna on vaata nii pehme, ta läheb veel hiljem. Ja see poiss on veel kuum ka, nii et külmas vees natukene hoida muna, ei jahuta seda maha. Aga koor tuleb hästi ära, ma räägin sulle kohe ühe loo, mis kunagi oli. Meil peakokk Londonis tuli sellise asjaga välja, et temal oli vaja neid vutimunad teha väga eksklusiivseks kuidagi. Ja siis me tegime niimoodi, et keedetud munad
hästi kergelt tuli ära niimoodi mõrad koputada läbi, on ju, ja siis tekib vaata sinna need mõrad tekkisid, on ju, ja siis oli vaja see panna musta tee sisse, et see tee tuleks sealt läbi ja teeks sinna peale mustri. ja siis tead, kui äge nende koorimine oli, need võtsid katki minna, need pidid ideaalsed olema. Kujuta ette 150 vutti muna ära koorida, muna umbes 2 minutit. See oli mu potentsiaalselt kõige hullem päev üldse kokanduses. Munakoorimistest. Jaa, see oli juba, see oli hullem isegi see, kui ma pidin 1000 pannkooki küpsetama. Räägime sellist asja, kas me paneme siia soola ka, sest see on küllalt soolane, natukene, jah, et natuke lihtsalt kergitada seda maitset veel, on ju, aga siis sina tead, kui palju sinna seda soola läheb. Kõik sõltubki, mis sinna näiteks kaunistuses ka peale pannud, kui ma olengi kasutatud rohkem mingit kalaasju, soolaseid, siis või kalamarja peale, et see on omakorda juba nii soolane, siis see annab juba omakorda selle soolasuse. Super, see on mingi võib-olla veerand teelusikatöit või, et kui kedagi huvitab. Nii, ma panen siis hapukoort ja kui palju ma seda panen? Paneme praegu ta kuskil pool pakki. Pool pakki. Seda on väga lihtne doseerida. Alguses paneme paika, on ju, näed, siit on ju, ja sõrmedega nüüd pigistan selle osa kinni, kui keegi ei tea, kuidas doseerida. Hapukoor lukku. Jah, täpselt. Ja näed, pool pakki täpselt läkski ära, on ju. Igasugused nipid ja trikid käivad siit läbi. Nipi raamatu saab posti. Jah. Ja võt majoneesiga täpselt see, et kes tahab ikkagi nagu grammi järgi endale täpselt teada, siis ta panebki endale kuskile mõõte nõusse selle ja kaalub täpselt nii-öelda grammi pealt ära. Mina panen nüüd täpselt niimoodi, et kõvasti vähem kui seda hapukoort, põhimõtteliselt kuskil 100-150 grammi. Ja ütleme nii, et kui juba ära segate kõik ja siis on näha, milline see konsistents tuleb, et alati võib natuke juurde panna. Samas on see, et kurk on see, mis mingi hetk meil tekitab... Laseb vee välja. Jah. Nii, paneme ära, segame ära, vaatame, mis see on. Ja kas seda peab siis järeldi maitsma ka, kui see meil segatud on või? Ja siis langetame otsuseid või? Maitst ära. Kuigi ütleme, mul on mõned tordiga nagu see, et ma teen nagu täitsa juba tunde järgi, ma ei pea enam maitsma ka. No 10 aastat on palju kogemust. No nii, ja nüüd ma saan aru, et mul on vaja siis natukene sellist ehitustööd hakata siin tegema ja... Laame. Joo, siin mingid tükid tahavad... Oi, see tuleb päris selline... mõnus. Aga ütle mulle sellist asja, kas see muudab midagi? Oota, ma nüüd viimase kihi, kui tohib. Kas see muudaks midagi, kui need läbi röstida? Lihtsalt mind hakkas huvitama, sest mulle meeldib küsimusi küsida. Jaa, ei, see võib täiesti proovida, sest rösssai on tegelikult ju see, mis ta hetkel on ta nagu... Seda võiks siis teha, kui seda torti oleks vaja näiteks järgmiseks päevaks. Okei. Sest kuna sai läheb ikkagi kõvaks, nii-öelda muudab oma seda konsistentsi, siis ta võib natuke kauem aega võtta samas, kiirustades. Puljongi ka läbi muutuda näiteks kergelt. See variant on ka. Võt seda ma pidin tegema. Paljud teevad selle jah. Ma arvan, et me külgide peale teeme lihtsalt kerge sellise majoneesi hapukoore segu, et jääks lihtsalt ikka ilus ühtlane ruut, mille peale on pärast hea salatulesti tikkida. Okei. Kuule, aga see näeb päris mõnus välja. Ma pean tunnistama. Ma olen võileivatortidest mingil põhjusel tead hoidunud. Ma arvan, et see on see trauma. Ma ei tea, ma ei mäleta, mida ma seal valesti tegin. Aga ma mäletan, et ma sain, kui need asjad nagu mul valmis olid, ma sain vastu päid ja kaela ja näppe ja igate pidi, et kogu aeg oli midagi väga valesti mul seal. Ja see oli kusjuures, ma ei jõudnudki seal kaua tööl olla, et ma tulin sealt päris kiiresti tulema, et ma arvan, et see oli nagu selline mõlemapoolne soov, et ma ei saanud hakkama ja näete siinkohal jällegi, on ju. Et kui ühe korra hakkama ei saa, on ju, proovi uuesti ja voilà, 20 aastat hiljem on ju, läks aega natuke, aga vahet pole selles mõttes, et tunne on hea ja kõik on hästi. Nii, aga mis me selle ülejäänud asjaga teeme, selle jätame lihtsalt võileiva katteks või? Lihtsalt võileiva katteks, jah. Sai on ka veel pärast üle, nii et... Jah, saab võikusid teha. See on mõnus, seda siia peale ei tasu panna, see voolab maha teha vist. Ei, see läheb liiga hulluks.
läheb liiga hulluks, nagu me ei taha nii mahlast võileivatorti ka teha. Täitsa loko. Me ei tee, tort olgu normaalne, mitte loko. Ja kui te ise ei taha oska, julge võileivatorti valmistada, siis Kätlini info tuleb ka siin selles samas videos kohe lõpus ja saate võtta temaga ühendust ja tellida nii suure, nii väikse või mis iganes maitsega võileivatordi või siis vaagna. Ma arvan, me võiks vaagna ka ära teha. Nii et minu poolt aitäh vaatamast ja sinu poolt kutsumast, väga äge oli. Super, tšau!